Minu nimi on Katrin Aasma. Moest ma hakkasin huvituma siis, kui ma sain oma emalt moeajakirju ja ma hakkasin neid erinevat moodi kokku kleepima ja kuidagi sealtkaudu see asi jäi minuni niimoodi, et alates 7. klassist ma hakkasin koolinoorte moeshowdel osalema ja kui see kogemus juba toona oli nii-öelda vöö all, siis see ei olnud väga suur üllatus, et ma EKA-sse läksin ja moedisaini õppima läksin. See kõik oli kuidagi hästi loogiline ja orgaaniline, et mul ei olnud kunagi niisugust eneseotsimist, vaid see kõik tundus kuidagi hästi minule omane, luua, riideid teha, riietega möllata ja see on, ma arvan, kui keegi ütleks mingisugusel 5-aastasele Katrinile, et sellega on võimalik ka elatist teenida, et siis ma arvatavasti ei oleks uskunud seda. Kollektsioon kui selline algab kas mõnest fotost või mõnest loost või mõnest paigast ja siis ma sukeldun sinna teemasse, võttes kõik need üksikud detailid ja tükid lahti ja hakates omakorda veel nende kohta uurimustööd tegema. Ja siis lõpuks ma panen kõik need leiud ja detailid ja elemendid omavahel kokku, segan sinna enda disainile omast huumorit ja sisuliselt küllaltki abstraktselt tasemelt saab see alguse. Mina osalen Antoniuse moeetendusel ja mul selle kevadine kollektsiooni nimi on Katja ja ma käisin Peterburis reisil. Seiklesin seal mööda tänavaid ringi ja kõrvutan siis tsaariaegse hiilgusega arhitektuuri, nagu näiteks Hermitaaži muuseum, küllaltki igapäevase ent humoristliku igapäevaelu ja igapäevatoidu ja igapäevajuhtumistega, et kontrastide mäng ja võib-olla teiste jaoks on üllatav, minu jaoks on see tavaline, et ma teen meeste moodi, mis on küllaltki naiselike või ootamatute või pehmete detailidega.